kuulus bänd ja 86. me oleks praegu Tartu muusikapäevadel mänginud, aga oligi see värk, et Gunnar Rapsiga koos pidime mängima ja saaks jooma. Ja no siis sellepärast meil see ära jäi. Ma kardan, et selle ksülofoni mehega on praegu sama asi juhtunud. Äkki hakkas jooma. Ma arvan, et ta ei tea, et Gunn on läinud juba, otsib teda. Aga ma ei tea, kas me võime alustada mida. Oota ka, ksülofoni mehe terve pere on puudu veel või? Ja õige vist. No põhimõtteliselt me... Jah. Meil oli lepp 21.40 pidime mängima, nii et 5 minutit on jäänud veel. Marti saab esimene sepp ägi. No lihtsalt on see, et osad mehed kukuvad ära. Jumal tänatud, me kartsime, et sa oled jooma pööranud jälle. Aga tere õhtust siis, armsad inimesed. Nagu te kuulsite, on tegemist kuulsa ansambliga. 86. me oleksime peaaegu Tartu muusikapäevadel mänginud. Ja ükskord meid oleks peaaegu ETV aastavahetusprogrammi kutsutud. Aga siis see, meil oli trummariks oli Sergei, oli siis see kurat Iiul dispanseris sees ja siis on väljas, et selle õnneks praegu on Jaak on korralik poiss, sellega jälle mingit probleemi. Aga no eks me oleme üks kuulsad luusi oleme teinud ju ka. Et suurem osa kuulsad luusi on meie tehtud tegelikult. Noh, te võib-olla olete kuulnud neid kellegi teise esituses, aga noh. Tulge küsige meie käes, kes need lood on teinud. Kuku klubis sai ikka omal ajal andekalt inimesed. Ja sai ja noh, vaata eks me andsime luusi ära ka ju kõvasti. No paari vitsi eest ikka andsin meile loo. Vaata ükskord oli selline lugu, et vaata tulimegi Kuku klubist, mäletad jah? Kuku klubist tulime ja siis Pelgulinna läksime, seal oli mingisugune järelpidu. Sõbral oli jah kodud. Ja seal hipodroomist edasi kuskil seal. Läksime ja siis oli seal bändipoisid olid ja siis oli see Mihkel Raua isa see. Eno oli ja siis olid need vennad, tead, indiaanlased meid. Oota, ma mõtlen, et Tarmo ja... Tarmo on siin. Toomas. See oli Toomas. Tom oli, jah. Tom oli. Tarmo ja Tom olid. Läksime sealt hipodroomist mööda ja no eks vaata see konjak oli juba enne ringi käinud. Künkal algas imeline laas. Algas. Juume siis ikka kõvasti lärmi tegime, igal juhul üks miilitsa auto meie juures kinni pidas ja noh, eks ta tahtis meid semendi peale viia jälle, nii nagu alati. Aga eks me saime jooksu ja mõned ei saanud ka. Ja Eno oli vist see, vaata, kes selle Tarmo ja Toomasega pani sealt üle hipodroomi aia. Hull vend oli see, üle aia. Ja üle hipodroomi aia ja siis sai ühe hobuse selga. Oli. 1004 pani minema. Eks me tegime sellest loo ka muidugi pärast ja see sai kuulsaks jälle. Pärast nad ütlesid, et see on muidugi nende tehtud. Aga võib-olla hakkame siis esimese looga pihta selle hipodroomi looga. See, et ta oleks peaaegu tsemendi peale saanud. Tälla ees me tormab, ülikooli näkub, nagu miku all meil läbi lendab maa. Kaabjad löövad meile musta poli näkku, aga tee ei lõppe, otsa sõit ei saa. Kaabjad löövad meile musta poli näkku, aga tee ei lõppe, otsa sõit ei saa.
Eesti ees on pimeduses sein. Sellest sõidust ainult mälestus jääb maha ja me surnud emal ette tuntud leid. Sellest sõidust ainult mälestus jääb maha ja me surnud emal ette tuntud leid. See on peaaegu sama kõva kontsert, kui vaata mäletate seal Kohtla-Järve kultuurimajas oli. Ahtmes oli, ja kaevurite pidu ja siis oli ka ikka rahvas läks hullult läks käima. Kirkastega ja labidatega oli seal. Ja. Nii, ja mis meil järgmine lugu on? Ei mäleta. See on see, mille kukerpillid meil tuuri panid. Mis lugu tuleb? Sigaret. Sigaret on näid jutse. See oligi Kohtla-Järve. Eks ta saab. Kohtla-Järve lugu. 1, 2, 3, 4. Sigaretid ja viina
no nii, see oli siis selle Kõrvitsa Tommiga ükskord olime koos ja siis eks seal oli viina ja sigarette ja kõike ja siis laulsime seal igasugu lugusid ja Tom kurat laulis seda pärast lugu veel ükskord televisioonis ma vaatasin. Sellega saigi ja. Võtame selle peale. Põhimõtteliselt ta on siiamaani võlgu meile. Ju. On. See oli veel rubla ajal, aga ei oskagi nagu, mis kursiga peaks praegu nagu läbi arutama. Mis meil siis nüüd tuleb? Vaata, kuskile me jõudsime... Kus me jõudsime? Siin oli juba saada edasi. Tegelikult ega siin kandis me ei ole nagu esimest korda. Mäletan, et Lauril oli lugu, kuidas ta sõbrad kehra rangiga. Oli, jah. Kuule, see oli ükskord, vaata, me käisime seal Aegviidus peol. Peale Nelijärvet oli kohe järgmine päev oli Aegviidus. Oli. Aga sõbrad käisid Tallinnas peol samal ajal. Ja pidid ka tulema viimase rangiga kehra tagasi ja talv oli, jube külm ilm oli. Tolle ajal oli ikka külm. Või siis olid talved olid külmad, jah. Siin rong kehrast kaugemale ei käinudki. Ei, ta ikka käis. Käis või? Ja. Aga ei, no seekord oli nii, et nad jäid rongist maha. Ja... Võõras linn, pime kuhugi pole. Kuskil ei olnud minna. Ainuke koht, mis lahti oli seal see linnalähi rongide ootepaviljon. See oli külm nagu hundilaut. Aga mäletate, seal taga nurgas olid telefoniputkad. Kollased. Kolm telefoniputkad. Ja... Kollast värvi. Ei, nad ei olnud kollased. Olid või? Igal juhul kuhu sai sisse minna. Ja poisid siis tulid selle peale, et seal on võib-olla hea öö mööda veeta, et läksid kahekesi ühte putkasse, tõmbasid ukse kinni ja hinge õhuga kütsid soojaks selle ja siis hommikus rongiga läksid koju. Jah. Kuule, aga vaata sellest viimasest jaamast, sellest oli üks lugu ka ju. Teine lugu oli Aegviidu jaamas. Ja, see oli need samad mehed oli. Siis kui nad, see oli üks teine kord, kui nad tulid sealt linnast ja sõitsid rongiga, pidid kehras maha minema. Andrus ja Ivar või? Andrus ja Ivar, jah. Aga nad jäid magama sinna rongi ja sealt kehrast nad mööda sõitsid ja see oli viimane rong ja siis ärkasid Aegviidus ja midagi teha enam ei olnud rongist, tõsteti nad välja, kusagile jälle minna ei osanud. Tule, vaata, need olid hoopis teised mehed, need suured mehed olid need. Küll talv oli. Üks oli Jaan, ma mäletan. Oli või? Ei, no igal juhul talv oli külm on ju ja jälle ainuke koht, mis lahti oli jaamahoone. Ja... Kas ei olnud see Pehkovski või? Jah, ja kolmas oli mingi No mina ei tea. Igal juhul seal jaamahoones nad jälle mööda saatsid. Naabrimehe riidast varastasid puid, kütsid ahju soojaks. Seal on see hea asi, et seal oli, ahi oli sees jaamas ja... Ei no Balti jaamas ei olnud ahju, seal oli telefoniputka ainult. Aegviidu jaamas oli ahi ja siis nad varastasid puid ja kütsid ahju soojaks ja hommikul magasid mitu rongi maha enne kui koju said. Sa sooja ju raiskunas. Jaa, see on tõesti sünnud lugu. Aga sellest viimasest jaamast on üks selline ilus. Mitte lihtsalt on, aga meie tegime. No loomulikult, kui me tegime, siis on ju. Noh, Järpa, löö lugu lahti. On saladus peidus sügises.
kõik uus või on ümber saamas. Tunnen, et sulab palgel mul lumi või on need pisarad hommikuni. Seisan ja ootan viimases jaamas, algab kõik uus või on ümber saamas. Tunnen, et sulab palgel mul lumi või on need pisarad hommikuni. Mul tuli meelde jah, üks poolakas oli ka seal jaamas, jah. Aga poolakas lasi lauluga jalga. Aga nüüd on aeg pisut hinge tõmmata ja kontrollime publiku nagu mälu. Ja. Väike viktoriin. Väike viktoriin, et Hillar Palamets pajatas, et püüdke mõistatada, mis aastaga võis tegemist olla. Et oli üks tore aasta. Tallinnas avati esimene trollibussiliin Estonia teatrist Hipodroomini, mida rahva seas hakati kutsuma liiniks Teaduste Akadeemiast hullumajja. Ameerika alustas sõda Vietnamis. Juba võidab? Ei. Asutati Eesti NSV riiklik noorsooteater. Tartu Ülikooli peahoone põles sel samal aastal. Avati Tallinn-Helsingi laevaliin. Ahah, näed küll värgad. Aga ühesõnaga samal aastal sai ka kuuris vineerist välja saetud kitarr. Andres võttis saega. Rong sõitis virtsu ja huulil kõlas beat. Aasta siis oli 65. Siis oli 65. Ma olin noor, ei teadnud veel siis, et aasta hea on 65. Ma olin noor ja ainuke viis, mis kõlas huulil siis aastal 65 oli piis. Aasta siis oli 65. Küsige parem, kus käsi. Siis oli 65.
Tõstke käed, kes on sündinud aastal 65. Aga nüüd on väike ilmateate aeg, sest et te teate muideks, kus on Eestis kõige halvem ilm üldse? Mis koht see on? Ei ole. Kuusiku on külmanud. Peaaegu õige. Paiguti on see koht, kus on kõige halvem ilm. Et kui neil saab vihma, siis samal ajal on lumetorm, paistab päike ja tuleb rahet ja mida kõike veel ja madalamates kohtades võib esineda Anne Veski. Aga lugu ise sellest ilmast on selline, et räägib ilmastiku nähtusest. Jaak teab, millest ta räägib. Jaak räägib sellest. Järgmine lugu mul tuleb meelde sellisest kohast nagu
mina olin vist jälle mälus. Noh, korduvas nagu käi jõe ja see kurat, Too vastu. See oli see lugu, vaata, kui me käisime poistega kalal ja läksime, mina ei tea, miks me sinna läksime, igal juhul läksime Hiiumaa praami peale, sõitsime praamiga Hiiumaale, siis sealt kuidagi me saime sinna Emmaste kanti. ja Emmaste kanti, siis oli seal... Praami ma veel mäletan, edasi on must auk täiesti. Vaataks, panime kuskile telgid ülesse sinna, mingi väike jõgi oli, väikse jõe kaldale. Ja meil oli tüdrukuid oli ka. Ja tüdrukud, vaata üks oli see Kehra tüdruk oli Laine ja see oli tantsija oli. Aga tal oli mingi jorss oli ka kaasas. Mingi jorss oli kaasas ja selle nimi oli, oota ma tuletan meelde kohe. Tõnis. Tõnis oli, aga sellest ei saanud kuidagi lahti. Laine oli ilus tüdruk, aga Tõnisest tahtsin lahti saada. Mis meil muud üle me jootsime ta täis ja meist ta sinna maha metsa jäi ja pärast oli sellest muidugi ilgi jama, aga no õnneks nad leppisid ära. Tõnis tegi vist selle Lainele veel titegi ja ma ei tea. Laine sai ju mulle teise perekonna nime ka, mis oli Mägi oli. Tõin pani meilt lood uuri jälle, mis ikka? Ei, eks me tegime tagasi selle asja. Aga mis kõige huvitavam, pärast tuli välja, et see jõgi seal Hiiumaal on... Mis loost sa räägid? Vana jõgi on see jõgi seal Hiiumaal, sest et see on kusagil seal suukoht, kusagile merre ja... Meil oli siinpool otsas teine lugu tulekul. Teil oli teine jõgi või? Teine lugu oli tulekul. Sa mingid intro meile sinna ka või? Kohe. Kõike head vilgas kodulinn, jätma pean mõneks ajaks sind, sest kuskil jälle on ootamas mind. Üks vana jõgi, tälgi kaldale kaasa toon, purju end värskest õhust joon ja tunnen taas, et on looduse kroon. See vana jõgi, kui pelgupaik sa minu jaoks. Vana jõgi, mis teen nüüd siis, kui sa ükskord kaos. Vette peeglis kaasas alus, määreluste värv, käin palle ja puhka pingul närv. Vana jõgi peatub siin tütlik ajasamm, magab vaid vana veskita, on kulda väärt iga päikesegramm, mis jõudu annab. Tälgi kaldale kaasa toon, purju end värskest õhust joon ja mõttelen keset hämarat ööd, mind pilvis kannab. Vana jõgi, kui pelgupaik sa minu jaoks. Vana jõgi, mis teen nüüd siis, kui sa ükskord kaos. Vette peeglis kases alu, määreluste värv, käin palle ja puhka pingul närv. Vana jõgi, kui pelgupaik sa minu jaoks. Vana jõgi, mis teen nüüd siis, kui sa ükskord kaos. Vette peeglis
Villiskases on mäluste värve, ken palle, palle, palle alu puhkab mingul närv. Vana jõgi. Eelmine lugu pidi olema Musta varju saatel minu märkmetes. Teil on... Selle Musta varjuga mul tuli üks teine asi meelde. See oli siin Tallinnas Karu tänaval. Seal on juudi sünagoog, jah? Karu teab küll, et Karu tänaval on juudi sünagoog. Ja pearabi tuli siis seda sünagoogi kontrollima. Ja tegi inspektsiooni. Ja pärast palvust kutsus siis need kohalikud rabid kokku, ütles, et mehed, see ei ole mingi sünagoog, see on mingi bordell siin teil. Mille peale üks rabi ütles, oih, nii, mis te tahtsite öelda? Ei, mul tuli meelde, kuhu ma oma musta vihma varju jätsin. Aga sellest mustast varjust on ju, me oleme loo teinud, enne. Ja kohtutsime ülesse selle loo. No igatahes ei olnud see rabi, kes selle tuurima nimelt selle loo. Rabi lihtsalt võttis niimoodi meie märkmed ja tassis edasi järgmistele meestele. Ja, oli. Ja meie suurepärane solist Mart. Mulle tuleb selle hüüdnimi meelde praegu, mis tal oli see? Mart. Mul ka ei tule. Rock'n'Lock. Rock'n'Lock oli õige, oli on.
taevas purvaga on kurb. Pilvedki on taevavõlvil hulgakesi koos. Keegi üksinda vaid kõnnib käed raudades. Oma musta varju saatel on inimesed teel. Kuskil kaugel lõpeb maanteel, aga päikese. Oma musta varju saatel on inimesed teel. Kuskil kaugel lõpeb maanteel, aga päikese kumab veel. Siis mul tuli veel üks lugu meelde. See oli... Sina olid ka, Andres. Sul ikka lugusid jätkub. 74. või 3. Mehed, mis te lobisete, saatke konni parem. Ja see oli... Konni käisime uurima. Eks me sealt Kuku klubist jälle tulime. Ei, see oli kooli asi, kus sa konni käisid uurimas. Kuku klubist vist tulime ja Anne Velli oli saanud just sinna Mustamäele uue korteri. Ja sinna me pärast edasi läksime. Uues 9-kordses majas. Need olid esimesed uued. Tol ajal neid ei olnud, see oligi, vaata, vist oligi kõige esimene 9-kordne, mis on Mustamäele ehitati. Nagu Ameerikas. Anne Vellil oli kontsert seal, või see korter, kontsert. Eks ta läks vaikselt kontserdiks kuju. No eks ta ööl lägi, vaata, oligi, laulsime, lällasime seal ja Annel oli poeg, oli ka see Hendrik ja siis tuli mõte, vaata hea mõte ikka inimestel tuleb joomingu käigus, et tuleb minna katusele, vaatame seda ilusat linna ja sinna katusele me läksime. Oota, see ei olnud ju uus aasta, on ju? Ei olnud, see oli mingi suvine aeg oli. Katusele läksime ja vaata 2 pudelit šampanskajat olime, seda Savetskat olime saanud kuskil. Igristo, jah. Ja seljad vastu lifti sahti ja seal katusel me istusime ja vaatasime ja... Poisil jäi sellest ikka ere mälestus. Oi, vaata, pärast kui see Henrik poiss meid hiljem nägi, siis küsis Ilke, et onu, kas täna katusele ka lähme või? Tornidesse tornima. Ja, aga eks meil oli ju lugu ka sellest. Me unustasime loo ära, Hendrik, kuidas meeles. No vaata, tal oli see noor poiss, ta oli meil. Aga see poiss läks pärast ju punkariks ja siis läks Soome ja mis tast on saanud üldse? Ma nägin teda. On ikka kõik on korras, jah? Samasuguse parrukaga oli. Väga hea. Kuule, aga tuletab meelde need ilusaid aegu. Teeme nagu aeglasemalt või kiiremini või? Vaata, meil on vanad mehed ka juba, on ju. Ja ega nüüd väga kiiresti. Eellugu läks 2 korda aeglasemalt, kui tavaliselt. Väga aeglasemalt võtame siis järgmise Rosnamoolini vastu.
nägime taevas siniseks. Ühed tahavad palju, teised rohkem veel. Mõned tahavad kõike, nad ei küüni katustel. Me ei näe teisi kihutamas ringi. Meil on silmad ainult teineteise jaoks. Meil on aega hoida teineteisest kinni. Ma ei kuhugi ei kao. Ma ei kuhugi ei kao. Üksik mees istub kodus, joob põlut ja üksinda kurvastab. Üksik hooldev naine vaatab üksinda viimast seedikat. Klaasist akende taga neid on rohkem veel. Nad on üksinda kodus, nad ei küüni katustel. Me ei näe teisi kihutamas ringi. Meil on silmad ainult teineteise jaoks. Meil on aega hoida teineteisest kinni. Ma ei kuhugi ei kao. Ma ei kuhugi ei kao. Me ei näe teisi kihutamas ringi. Meil on silmad ainult teineteise jaoks. Meil on aega hoida teineteisest kinni. Ma ei kuhugi ei kao. Me ei näe teisi kihutamas ringi. Meil on silmad ainult teineteise jaoks. Meil on aega hoida teineteisest kinni. Ma ei kuhugi ei kao. 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 Ei kao. Kurat, see Anne Velli oli ikka ilus naine, ma mäletan omal ajal, jaa. kuidas ta praegu välja näeb? ära küsi. No vaata, eks nii nagu meie. kas see Anne Villi? aga meil oli omal ajal see on sigade jant ja ränd teised. üks poiss oli meil külas, nimeks oli Villi. see vend oli selline mees, et sõitis see mees kuskil kaugelt välismaalt oli. ei, Eesti poiss, sõitis ahjuga ringi. selle isa oli kiirabiautojuht. ja sõitis ahjuga ringi, tinistas kitarre, tööd tema ei puutunud. ja siis mingil hetkel jauras ja siis kadus ära. jube hea oli hommikuti linnulaulu kuulata mõni aasta ja siis üks õhtu järsku naabri Lauri jooksis minule, ütles, kuule, pane kähku raadio Luksemburg mängima, et meie Villi on raadios. äkki panen raadio mängima, oligi meie Villi, Grammy oli saanud. nimeks oli veel Nelsoni Villi võtnud omal ajal, seal Ameerika maal, inglise keele selgeks õppinud ja kurat laulis lugu Olen jälle teel või On the road, ei,
midagi Jah. sellist oli. Aga tegelikult oli see ju meie lugu. Oli ju. Kuradi mees, ma ütlen. Jaanipäeval mäletad? Ja me mängisime ju seda. Nagu ta on meil veel mõni lugu. laulma tahaks minna. publikul on mingi viktoriin seal. Soovilugu. jah, tal ema käis Moskvas kõigepealt verekoolis ja siis ta saadeti siia Tallinnasse. ja käis ka üks õhtu linna peal. no näed, ei peksaid, omal ajal ei saanud peksa, tegelikult punkareid said miilitsatud peksa, aga siuksed mehed ei saanud peksa. tegelikult on tore poiss. jube hea oleks öelda, et nüüd tuleb tema lugu. on sul mõni lugu? mul oli siuke lugu, et tagastaja. Läheks sauna. Sauna jah. Eks saunas näeb. Vaata. Nad on tantsulugu, et kõik siis teevad tantsubändi. Sul on tantsu
kurat kaua me seda kasti peksan siin, lähme ikka sauna mehed, ah. Aitäh teile. Kontsert on läbi. Läks kauem kui me arvasime. Ma palun isa ära joo. Meil on piinlik koht, et me pole harjutanud lisalugu. Illa ma isa lugu, ma ainult palun isa. Ära joo purju ennast. See. Aitäh teile. Ansambel Tark ja Torma esineb jälle saunalaval 5 aasta pärast. Kuningate laulu praegu ei tule. Mitu torti reas, õunatort, kirsitort, magus rahuda. Meil on täna sünnipäev, õuaks kauaks meelde jää. Sünnipäeva laual palju reas, õunatort, ruigada, magus rahuda. Meil on täna sünnipäev, kauaks meelde jää. Meil on Palju õnne sünnipäevaks. С днем рождения! Vist on kõik. Elekter võetakse kohe ära. Mingi DJ pidi tulema. Kella 3 tuleb tõnd peale jälle.
ärge siis magama minge.